Podcast jälle eetris, on olnud natukene pausi sellepärast, et on olnud kiired elutempod, kuid nüüd oleme jälle tagasi, ei ole kuhugi kadunud. Tegime trenni vaimselt, füüsiliselt, et olla veel paremas vormis tagasi, kui me ennem olime. Janar, kuidas sul läheb? No, mis ta ikka, nagu muidu. Kõige paremini ühesõnaga. Jah. Väga hea, see eluvaim. Kuidas sul läheb? Joovas, mul läheb nii hästi. Inimesed arvavad, et ma tarbin midagi, nii hästi läheb. Ei, aga tegelikult ei tulnud me siia täna selleks, et rääkida sellest, kui hästi meil läheb, vaid loomulikult on meil saates külaline nagu ikka ja seekord on meil saates, no ma ütleks küll, et üks eriliselt vinge vend, kui võib nii öelda, slackline'i meister, master oma craftis, lisaks sellele ka veel kaskadöör. Ma ei tea täpselt, kuidas seda hair hangingut oleks õige tõlkida eesti keelde. Juukseid pidi rippu ja rippumine ja seal vahel on veel asju, mida kõike see mees teinud on. Seega tere tulemast saatesse Tauri Vahesaar. Tere, aitäh kutsumast. Esiteks suur aitäh, et sa selle tunnikese leidsid, et meiega siin täna natukene juttu puhuda. Oli küll aastaid tagasi kunagi käisid saates, siis me olime noored ja ilusad, nüüd oleme lihtsalt ilusad, eks ole. Ja ajad on muutunud, ajad on edasi läinud ja alustame kohe alguselt sellise isikliku, sellise kerge küsimusega, et kuidas läheb? Väga hea, et seda küsid sellepärast, et see on hea lihtne vastata. Kui ei taha nagu pikemat juttu teha, siis võime ju väga lihtsalt öelda, et hästi läheb. Aga tegelikult mina võtan seda küsimust, kui hästi mul tegelikult läheb, kui hästi mul seedimine toimub, kui hästi mul läbi läheb. See on oluline. Ehk siis nagu, kui palju ma olen suutnud olla seisundites, kus mul üldse midagi seedub. See tähendab seda, et meil seedub tegelikult ainult rahuseisundis. Kui me ei ole rahuseisundis, siis tegelikult meil siin kõik käärib. Ehk siis küsimus on selles, kas sa oled olnud rahuseisundis piisavalt palju? Oleks palju parem küsimus. Ehk siis palun vastake mulle, kui palju olete teie olnud rahuseisundis? Ma pean sulle vastama, et nüüd viimane mingi aasta ikka tunduvalt rohkem kui ütleme terve oma elu jooksul, et võib öelda, et nüüd võib-olla oled kohas, kus sa suudad seda rahuseisundit nii-öelda märgata, tähele panna ja ka nii-öelda olla seal ja mitte seda nagu käest lasta selles mõttes, et seda märgata ja seal püsida on nagu selline päris suur kunst oma ette, mida ma selles mõttes ei ole mingi meister siiamaani õpin ja kukun kogu aeg, aga vahepeal on see aeg järjest pikem seega. See on minu vastus. Kuidas sul? No ega ma ei teagi. Ma võib-olla olen rohkem närvilisem olnud just viimase aasta jooksul. aga üks kord, ühel päeval oli mul küll väga suur sisemine rahu millegi pärast, aga see selle aasta jooksul selles mõttes. Aga jah, üldiselt on suhteliselt selline stressirohke periood pigem. No võt, sealt tuleb tegelik vastus, et meie nagu oskus ongi tegutseda ja siis kuidas sul läheb, meil isegi ei ole aega vastata sellele. Hästi läheb, kohe järgmise asja peale. Aga tegelikult ma tahan teada seda, et kui palju sa oled tegelikult saanud aega iseendale ja rahumomente. Aga eks neid ole ju keeruline nii-öelda saada ka, kui ütleme eriti, kui me vaatame sellist, ütleme, meie keskkonda, kus me nagu elame ja selline, ütleme, töönarkomaania ja siuke grindimise kultuur, vaata, et tee 26 tundi päevas tööd ja ja siis saadab sind edu, aga tegelikult on lihtsalt läbipõlemine ja stress, mis sind nii-öelda saadab. Ja sellega, et kõik elavad niimoodi nagu teineteise külje vastas, linnas elades tegelikult on see päris keeruline. Sul ei ole ainult nagu enda mingisugused tegemised, vaid sa pead kõigi teistega ka arvestama ja seal ei olegi nagu väga võimalik, kui ikkagi naabrid ei lase rahus olla, siis ei lase, eks. Et selles mõttes see on suht keeruline, aga see on tegelikult tehtav igal hetkel. Rahuseisundi loomine. Nõus, sest kui mina olen nagu õigesti aru saanud, siis ega päeva lõpuks ainukene, mis sul ju ongi tegelikult see hetk, kus sa nüüd oled, et minevik on läinud ja tulevikku kunagi ei tule vaata, et sul ongi ainult see nüüd ja praegu ja kohe alustada, või vähemalt nii olen mina
aru saanud. Aga võib-olla läheksime natukene ennem, sest võib-olla on võimalik, et keegi kuulab, kes näeb sind esimest korda, kuigi ma kahtlen. Aga et äkki räägime natukene sellest ka nii-öelda ajalooradadest, et kuidas üldse see asi sul nagu alguse sai, et sa üldse hakkasid Slackline'iga tegelema ja siis juba tulid, ma kindlasti tahan natukene rääkida ka nendest filmidest, kus sa kaskadööriks oled olnud, see tundub niisugune põnev teema, aga vaatame, kõigeni jõuame. Et võib-olla oma sõnadega alustad, et alustame siis kusagilt algusest, et kust üldse sai see algus, et selline, et Slackline on sinu teema ja kuidas sa sinna jõudsid? No ma alustaksin tegelikult aastast 2012, kui ma esimest korda proovisin Slackline'i ja ütlesin, et peale esimest võbelemist seal peal ütlesin, et see ala ei ole mulle. Ja kujutan ette, et paljudel on see kogemus uute asjade proovimisel, et see ei ole mulle, sest algul tundub nii raske. Ja siis me ei tee seda rohkem, kuniks tuleb uus võimalus. Ja kui me sellest ka kinni ei haara, siis ei pruugi rohkem tulla, eks. Mul õnneks tuli see teine võimalus ja ma haarasin kinni ja sain väljakutse sõbralt ja siis ütles, et kuule, sul tuleb küll natuke välja, ehk siis ta oli nagu natukene siuke eeskuju ja mentor mulle, et sul tuleb küll natuke välja. Ta toetas mind selle sõnumiga. Ja siis ütles, et harjuta 6 aega ja jõuad tasemele järgi. Ta oli juba üle aasta või nii treeninud. Ja see oli minu jaoks nagu, et wow, ta päriselt usub minusse praegu. Ma sain tasuta Slackline'i ja iga päev tegin trenni, teades, et keegi usub minusse. Ehk siis mentori vajadus see, et keegi on, kes tõesti nagu, võib-olla ta jälgib, kui palju ma trenni teen, aga ta ootab minult midagi. Ja see oli piisav, et ma teeksin 6 aega järjest iga päev 6 tundi trenni. Ma lihtsalt nagu elasin seal Slackline'i peal järsku. See oligi nii põnev järsku, see oli nii uus maailm ja asjad hakkasid välja tulema. Ja siis 6 aja pärast tegime koos trenni ja sealt nagu see asi hakkaski pihta nende väljakutsetega. Et järjest tuli siukseid nagu positiivseid väljakutseid ja võimalusi ja kulmineerus sellega, et 2015 aastal, see tähendab seda, et 3 aastat olin teinud pühendunult trenni, käinud juba USA's 2 aastat järjest suvel, jätnud kõik kooli lõpetamised nii-öelda, et ma pean nüüd minema välismaale võistlema ja 2015 kulmineerus sellega, et ma sain maailmameistriks. Ehk siis kui see on võimalik, siis mis veel kõik võimalik on. Ja see kõik nagu toetas seda arengut ja usku, et okei, aga püüame siis veel kaugemale. Ja sealt peale tulidki võimalused nagu Hollywoodi kaskadöörina, Assassin's Creed'i filmis või Wonder Woman. Ehk siis ma sain erinevaid võimalusi ja muidugi tuleb nendest kinni haarata. Neid võimalusi tuleb meile kogu aeg. Jah, et ühesõnaga oskus tähele panna, kui need võimalused tulevad. Ja olla avatud nendele võimalustele. Selles mõttes see, et sa oled avatud nagu maailmale ja sa oled avatud sellele, et võib-olla tulebki sulle kiri Cirque du Soleilt. Ma olen 5 aastat seda ootanud, mul tuli see kiri nädal aega tagasi. Nice! Nice! See on nüüd crazy ju. Kas see on nagu asi, mida sa veel ise ka päris ei usu või nagu selle, nüüd on nagu niuke, et okei. Ma kohe uurisin välja kontakti, WhatsAppi, kõned, asjad peale. Ma olin alguses nagu mingi spämmkiri kindlasti. Nagu no way. Oi, jumal, see on ju huge. Jesus. Et tegelikult nagu need võimalused ongi kogu aeg olemas, ainuke on see, et mis need mõtted sinu enda peas on, mis nüüd selle järgmise sammu teevad. Kui sul peas on natuke kahtlusi, siis sa otsidki vabandusi, miks mitte. Kui sul ei ole seda, kui sul on 0 kahtlust, sa tead, sina oled see, ma olen maailmameister, ma lähen läbi tule ja vee, siis sa oledki maailmameister, sa lähedki läbi tule ja vee, aga mina tegin seda niimoodi, et mul ei olnud treenerit, mul ei olnud mentorit, ma ise treenisin, kuniks siis 2017 aastal ma olingi järjest käinud võistlustel ja ma ei olnud nagu väga maailma näinud, ma lihtsalt käisingi võistlusel ära, tulin tagasi, järgmine tagasi. Ja siis lõpuks käisin Jaapanis niimoodi ära, et 10 päevaga Jaapanis ära käia.
okei. Don't do this at home nagu. Ei soovita. Noh. Ja siis ma jäin 10 päevaks haigeks. Oi jumala, ja siis oli nagu siuksed vitsad, et ma sain aru, et noh, ma oleks võinud 20 päeva siis Jaapanis olla tegelikult nagu. Ma tulin koju lihtsalt haigena nagu, et siis sain aru, et tegelikult ma tahan võtta aeglasemalt seda elu ja minnagi enda ratastel koduga, reisida Sitsiiliasse ja niimoodi hästi rahulikus tempos. Ja siis hakkasid need mõtted tulema vaikselt, et okei, et aga mis siis, kui ma ei pea nagu see nagu seal poodiumitel kogu aeg olema ja nagu võistlema kogu aeg, et mis siis, kui ma nagu tahan nautida elu nüüd natuke teistmoodi, ma olen juba seda kogenud. Ja siis 2017 need mõtted hakkasid tulema, kuni siis 2020 märts, siuke märtsi esimese nädala lõpp, tuli mulle kiri, et oled kutsutud Red Bulli võistlusele, mille ma eelmine kord võitsin uuesti osalema. Ja selle peale ma ei olnud enam nii kõva treeningkava nii-öelda pidaja, ma ikkagi suht nagu tegin trenni siis, kui tegin ja esinemised olid põhiline trenn nagu. Mul elustiil oli muutunud. Aga siis ma sain selle kutse ja ma tegin 2-nädalase treeningplaani niimoodi, et mul oli nagu, et okei, täna mul on sellised asjad ja lõpuks ma teen 10-10 kõik need asjad ja siis niimoodi 2 nädalat järjest nagu mingi jõhker treeningplaan. Ja siis esimese päeva lõpuks oli mul siis jällegi mingi 3-4 tundi trenni all, jumala hea tunne, kõik tulebki välja ja siis lõpuks panime selle võistlusliini püsti. Ja kõik vaatavad nagu ahetusega, et sa raks, et tulevadki nagu elemendid välja 10-10 nagu, mis ma seal järjest proovin. Ja siis lõpuks proovin ühte elementi, mis kutsutakse isegi Estonian backflipiks. See on trickliningu ajalukku kirjutatud. Ja kas see on nagu sinu loodud? See on loodud, see on loodud selles mõttes niimoodi, et 2014 aasta alguses mina esimesena maandusin selle ära. Ja kuna ainult eestlased olid seda proovinud, siis Züri ise otsustas, et see trikk saab nimetatud Estonian backflipiks. Ja sellest ajast peale, 2014 aasta algusest peale, see trikk on niimoodi nimetatud ja see on trickline'i ajaloos. Nice. Ja siis ma hakkasin seda tegema ja tuli niimoodi järjest nagu aina paremaks läks hingamine ja element tuli aina paremini välja niimoodi, et ma jõuan mingi 5-5 oli tehtud. Ja siis hakkan sooritama enda 6. hüpet ja veel paremini nagu maandun otses selili. See on siukene siis 2 võimalust, kus jalgadelt või istmikult tagurpidi salto, selili ja uuesti püsti tagasi liinile. Ja seda ma siis sooritan seal. Maandun selili, hingan sügavalt välja, püsti tagasi. Sõbrad, kas kuulsite mingi plõks käis, et kas see oli liinist või? Ei, me ei kuulnud midagi. Äkki see oli minu seest siis. Kuulsin mingit plõksu. Siis ma natuke venitasin sellest, et kuulge, et okei, laske teie edasi, ma natuke puhkan. Siis läksin lamama ja pool tundi andsin endale aega, kortis oli tase, läks alla, adrenaliin läks alla. Ja siis hakkasin lõpuks enda keha tundma, mis tegelikult toimub. Nii. Ja tegelikult oli alaselja diskile. Seal on siukene kaitsekiht ümber, seal oli tekkinud mõra. Aga ma ei teadnud seda sel hetkel. Ja siis oli mul automaatselt see treeningkava kustutatud, ma läksin 2 nädalat lamasin ja siis tuli koroona. Siis tuli teade, et võistlust ei toimu. Ja mul oli nagu esiteks, et kurb, et okei, et nagu tegelikult ma olin valmis, et ma tulen siit voodist välja, et ma lähen siis teen edasi või nii. Ja samas oli mul geniaalselt hea võimalus öelda, et siis ma ei peagi enam võistlema. Ilma süütundeta. Sain rahulikult öelda, ma ei pea enam võistlema. Aga mis sellega juhtus, oli see, et ma ei pidanud enam trenni ka tegema. Ja seda ma ei soovita inimestele nagu. See oli minu eksimus. Nii. Siis ma nagu ainult trenni tegin ainult esinemistel. Ainukesed treeningu asjad olid minu esinemised. Ja hästi palju sai siukest ühekülgset, sellepärast, et esiteks ma tegin ühepoolseid hüppeid seal liini, ma ei käinud eraldi kuskil jõusaalis või ma ei teinud nagu eraldi trenni, ma tegin ka ainult slackline'i peal, kuigi see on süvalihaste trenn, ma tegin ainult slackline'i peal trenni ja siis tegelikult alaselg ja seljalihased said nii üle treenitud,
et ma ei jõudnud kõhulihasega järgi. Ja mu keha oligi nagu tegelikult juba sellises ületreenitud asendis natuke viltu. Ega me seda ise tähele ei pannud. Mul ei olnud kedagi seda mentorit enam, kes oleks minu nagu treeningkavasid teinud, kes oleks jälginud, mida ma teen. Ma tegin seda kõike ise oma käega. Ja siis käisin arste pidi niimoodi, et hakkas vaikselt siin kuskile põlveõndlasse kiirguma midagi, siis hakkas siin tuharas ja põlveõndlas ja ma nagu, et ei tea, mis on, et kas nagu siuke kiirgav valu? Jah, kiirgav valu. Ja siis algul oli muidugi kõigepealt siuke hästi väike valu, kui ma hambaid pesin, lihtsalt mingi asend, kus ma nagu natuke ette kummardasin. Okei, kahtlane. Ja niimoodi iga päevalt läks hullemaks. Okei, mis olla võib. Ja siis sokkide jalga panek läks raskeks. Ei saanud enam sokke jalga panna ilma valuta. No ja siis läksin lõpuks perearsti juurde, ta on nagu, ei, sul on pirnlihase sündroom. See on nüüd põhimõtteliselt, sul on siin tuharas lihas nii pinges, et pitsutab närvile. Okei. Ja siis ma läksin füsioterapeudi juurde ja siis me hakkasime neid harjutusi tegema, mis on selle jaoks nii-öelda ravi. 1,5 aastat tegin neid harjutusi. Kuni lõpuks sain aru, et asi on hullemaks läinud, nagu selle 1,5 aastaga läks asi hullemaks. Ja siis ma lõpuks jõudsin ühe füsioterapeudi juurde, kes tegi mulle testi, et see ei ole pirnlihase sündroom, ta tegi need konkreetsed testid, et vaadata, kuidas see asend tegelikult on ja miks see asi hullemaks läks. Ja me leidsime, et see ei ole üldse seotud pirnlihasega. Need testid näitavad seda. Ja lõpuks siis sain neurokirurgile aja ja saime pildi, MRT pildi. Ja siis, kui ma lõpuks seda siis 2021 aasta lõpus nägin, siis ma tulin lõpuks niimoodi, et kui ma seal kabinetis olin ja ta näitas mulle seda pilti, esiteks ma ei uskunud, et see minu selg on. Ma ütlesin, kuidas asjaga sai üldse nii kaugele minna. Ma ju väga jälgin enda tervist, kuidas see sai juhtuda. Ja siis, et ta ütleb mulle, et opi aeg on homme. Ja ma olen nagu, et ei saa olla niimoodi, et nagu, mis veel võimalik on. No okei, kõnni minust eemale, selg tema poole ja ta siis vaatas mu seljalihaseid ja ütles, et okei, sul on väga tugevad seljalihased, et tee seda, mida sa teed edasi, aga vähem intensiivselt, kuigi tal polnud õrna aimugi, mida ma teen, kuidas ma teen, mis treeningkava mul on, aga ta nägi, et ma olin treeninud seljalihaseid, kuigi ma isegi ei saanud aru tollel hetkel treeni edasi, aga vähem intensiivselt, nagu siis ma ei saanud sellest asjast aru, nüüd ma olen selle aru saanud, aga tollel hetkel nagu, et mis ta mõtleb sellega, et ma jätkaks treeninguga küll, ma seda ei jätaks. Ja siis selle samal õhtul lõpuks vaatasin seda pilti veel ja mul oli tegelikult eelmine päev pandud just esinemise plats valmis, järgmine esinemine, kell 12 öösel. Helistasin, ütlesin, ma jätan ära selle esinemise. Ma olen kunagi varem ühtegi ei öelnud põhimõtteliselt esinemistele. Ma ei teadnud, et üldse võimalik on, vaata. Ja siis hakkas see teekond pihta. Ühesõnaga, te saite praegu siukse kiire kokkuvõtte sellest, mis oli ja kuhu me nüüd hakkame välja jõudma. Siis hakkas see teekond pihta, nagu mis see seljavärk tegelikult tähendas ja see võttis mul siis 5 aastat kuniks praeguseni ja ma olen, võin öelda, täiesti terve ja see on et nagu täiesti terve selles mõttes. Ma olen selles mõttes täiesti terve, et ma olen 2 korda selle läbi käinud ja ma tean täpselt, kuidas see teekond välja näeb ja kui liiga palju stressi ja raskust ja kui sa küsid mul, kuidas mul läheb, siis näiteks praegu ma olen väga palju käinud jagamas enda kogemusi ja ma tunnen, et praegu on siukene natuke raskus ja vibelus kehas ja see on juba piisav, et mul aimu anda, ma ei pea enam läbi selja seda tundma. Muidu oli see, et selg läks pingesse, kui on liiga palju tegevust. Eks põhimõtteliselt see on mulle sõber, kes annab teada, kuidas mul läheb. See on väga siuke hea nagu mõte, aga ma saan aru, et selleni sa jõudsid ikkagi pikem aja pärast, et nagu sellel momendil, kui sa tulid arsti juurest ja sa said selle diagnoosi, et nüüd on homme operatsioon, ma saan aru, et tollel momendil oli see, et nagu maailm kukkus veidike kokku, et kuidas nüüd, mis edasi, et ei saagi teha enam seda, mida armastan ja ongi kõik pekkis või. Ja ma saan aru, et siis äkki siis räägikski natukene sellest, et kuidas siis nagu sellega tegeleda ja kuidas sellest nagu välja tulla, sellepärast, et päris ilmselgelt ei ole sa ju ainukene sportlane, kes on sellega silmitsi seisnud, et kuule, asjad on nagu halvad, et mis nüüd nagu saab. Et äkki siis räägiksid seda, et kuidas sa siis ütleme sellest, võib öelda siis sellest tumedast kohast nii-öelda välja tulid ja uuesti selle energia jõudsid, et tugevamalt edasi minna, kui võib nii öelda.
Jaa, no see oli siukene huvitav teekond, sest ma pidin kõigepealt uskuma, et mingi asi üldse on võimalik, kuna ma tegin seda läbi enda armastatud spordiala, see juhtus, siis ma algul lihtsalt nagu egoga läksin peale, et siis esiteks üldse minu pilt olla ja kuidagi nagu siuke vastu võitlemist oli palju. Ma panin 3 kuud hiljem aja, et siis küll ma tulen tagasi aga ma tulen näitan teile, et ma olen terve, nagu mingi siukse koha pealt umbes. Noh, sellega ma tegelikult nagu pingutan veelgi kõiki lihaseid, aga ma tulen näitan teile, vaata ma ei osanud teistmoodi. Ja siis hakkas huvitavaks minema. Selles mõttes, et siis ma esiteks, kui ma ei olin ära öelnud, siis tekkis kuidagi palju vaba aega. Siis ma sain rohkem ise endaga tegeleda. Mitte mingid valuvaigisteid, mitte kunagi. Päriselt? Mitte kunagi. Võib-olla siis, kui mul oli mingi lõikahaav siin kuskil, ei ole, valuvaigisteid mitte kunagi, ainult antibiootsi, kui tõesti mingi lõikahaav ja õmblusid ja asjad, eks. Aga no way, ei ole võtnud. Aga mul valulävi oli muidugi väga kõrge. Ma tulin vanasti treeningutest verisena tagasi, siis oli korda läinud. Seega mu valulävi oli väga kõrge, vaata. Aga see mõnes mõttes hakkas nagu natukene sulle endale vastu töötama, et sa ei pannud tähele, kui katki su keha tegelikult on. Ja ei tunnetanud ära, et tegelikult nagu, mis siis, kui ma oleks hakanud ennast tunnetama, et ma oleks tegelikult ise selle juba aru saanud, et see ei ole põlves. See valu tegelikult ei ole põlves, vaid see valu on kuskil siin kõrgemal. Ja ma oleks võib-olla selle ise ära tunnetanud, et see on seljas. Ma ei oleks neid harjutusi teinud, kui ma oleks enda kehaga paremas kontaktis olnud. Ma lihtsalt kuulasin kedagi, kes nii-öelda teab rohkem kui mina. Ja siis hakkas see huvitav tunnetamise teekond pihta, jah. Esiteks ei ütlemine ja siis kuidagi kadusin sõpradele ära nii-öelda, et kuidagi see enam ei käi, nagu ei ole väga olemas enam ja nagu, et kus Tauri on ja nagu eraldusin natukene. Mis natuke päris palju tegelikult, nagu põhimõtteliselt läksingi ise endasse, nagu tunnetusse, mis tegelikult toimub ja avasin ennast võimalustele. Võtsin siukse koolituse nagu Wim Hofi jäämehe koolitus. Seda andis üks Amsterdami siis Wim Hofi meetodi läbiviija ja siis esimest korda läksin üldse kuhugi nagu nüüd kursusele ise, et tahtsin leida, et kas külmaveeteraapia toetab seda või kuidas sellega on, kuna ma ikkagi käisin seal Emajões päris palju ja mõnikord oli parem, mõnikord oli halvem, eks mõnikord rohkem pinges, mõnikord vähem pinges, ei saanud aru sellest. Ja siis läksin kursusele ja sealt hakkasid asjad hargnema, et ma sain enda abikaasaga kokku. Et tema korraldas seda, kutsus siis sealt jäämehe kohale ja samal õhtul küsis, et miks ma tulin siia kursusele. Siis ma rääkisin talle, et selja teemal ja... Oi, sa kohtuski täitsa Wim Hofi endaga? Ma Wim Hofi endaga ei kohtunud, ma kohtusin ühe Amsterdami Wim Hofi kursuse läbiviijaga. Selge. Ja siis kuna Merit Raju siis, kes on minu abikaasa, oli selle korraldaja, ta õhtul küsis, miks ma tulin. Ja rääkisin talle enda seljaloo, siis ta pakkus välja, et ta teeb mulle õlimassaaži järgmisel hommikul. Ma mõtlesin, et okei, järjekorras ma olin siis esimene, et seal tuleb veel teised sinna peale, eks ma olen ruttu kohal hommikul. Ja siis hommikul olin varakult kohal ja tuli välja, et ma olen ainuke nagu saan eraldi siukse massaaži praegu. Nice! Ja siis sain aimu, et sel hetkel, kui ta lõpuks selle kuuma rätiku mulle peale pani, peale neid õlimassaaži ja piparmünti kõige lõpuks, siis see oli nii intensiivne ja tõi mind nagu nii kohale oma kehasse, et ma sain veelgi tugevama uskumuse, et ma olen võimeline keskenduma piisavalt ja leidma neid teid, kuidas ennast terve teha. Ehk siis ise ennast tervendada. Ja läbi selle nagu hakkas tulema inimesi, kes olid teinud selle teekonna läbi. Ma leidsin eeskujusid, kes rääkisid enda loo. Ehk siis tekkis järjest nagu tugevam uskumus, et see on võimalik. Ja tänu sellele ma jätsin selle 3 kuu pärast opi ära. Mitte, et ma oleksin juba terve, aga mul oli nii tugev uskumus juba, et see on võimalik. Ja see uskumuse pealt, kuna 2012 august ma alustasin, 2022 august oli tulemas mu 10 aasta juubel slackliningul. Mul oli juba välja kuulutatud Vabaduse lind. See oli välja kuulutatud juba.
siis ma nagu pühendasin ennast sellele, et selleks päevaks ma soovin, et ma saan teha enda kunsti, lihtsalt tantsida liini peal. Seda, mida ma tegelikult oleks võinud juba siis treeningkavas teha, lihtsalt tantsida. Kirjutasin kohe endale päevikus, et mis siis, kui ma oleks lihtsalt tantsinud. Ja august 2022 siis lõpuks tuli see üritus ja 3 kuud või 2 kuud enne veel naine oli selles mõttes, me saime kokku, eks, selles mõttes see läks päris kiiresti, me nagu kuidagi klikkis, eks. Ja siis ta oligi, et kui tuleb nagu esinemine, et nagu see kuidagi ei klapi, et temal tekkis suurem hirm kui minul. Et kuidas sa selle esinemise nüüd teed, eks. Ja sellel esinemisel ma tegin 45 minutit selle jutustuse, kogus sellest teekonnast, panin selle kõik kokku niimoodi, et minu lugu jutustajana mina rääkisin sinna juurde, pluss minu esinemised koos abitiimiga ja 45 minutit show täiesti valuvabalt. 6 kuuga sellest hetkest, kui ma nägin seda MRT pilti. Ja kui see oli võimalik, siis sellel hetkel oligi see, et kõik on võimalik. Aga kas siis ütleme, et nagu kui ma saan õigesti aru, et siis nagu arstid nii-öelda selle diagnoosi puhul oli nagu see, et kui sa operatsiooni ei tee, siis sa põhimõtteliselt ei kõnni varsti enam või nagu kas see oli nagu see, kuhu nagu sihiti, et kõik on pekkis, kui sa seda operatsiooni ei tee põhimõtteliselt. Kas see oli nagu tee, kust nagu üritati sind siis suunata või? Neil ei ole võimalik midagi muud pakkuda ja selles mõttes on sul õigus, kui ma oleksin jätkanud valuvaigistite peal, siis ma ei oleks tunnetanud seda, mis mul toimub. Ja kui see prolaps süveneb, see on nagu 2 diski vahelt hakkab siuke mesias aine välja suruma närvikanalile, närvi juurele. Ja kui ma raskeid asju kannan näiteks, see on siuke mesias aine, kujuta ette, vedelmesi, kui sa lööd lusikaga hästi kiiresti sinna peale, mitte midagi ei juhtu. Aga kui sa nüüd surud selle lusikaga, siis see lusikas läheb sinna mee sisse. Samamoodi raskuste kandmisel. Kui sa liiga pikalt kannad mingid raskusi, siis need kettad suruvad seda vaheaineid sealt välja. Ja selles mõttes see on loogiline, et kui ma oleks jätkanud tegemist seda, mida ma nii-öelda tegin, mis seda kompressiooni nii-öelda liiga palju tekitas, lõpuks ta võib sul närvikanali läbi lõigata. Seesama välja pitsutuv nii-öelda vaheaine. Oi jumal, okei. Ja siis on see, et sa tunned veel kiirgust võib-olla siin varvastis ja asjades, aga siis on hilja. Ehk siis need inimesed, kes on valuvaigistite peal, nad isegi ei tea, kui hull tegelikult see seis on. Sa võid teha mis iganes testharjutusi asju. Oi, ma ei tunne midagi. Kuigi MRT näitab, et asi on hull, ma ei tunne midagi. Ja sellepärast ma ei võta neid valuvaigisteid. Me lihtsalt ei tunne enda keha. Samamoodi on alkoholiga. Ei tea, ma õhtul tõmbasin 5 klõmmi konjakit alla, et hommikul oli selg terve. Ja, nii ongi. Et räägi mulle, et arstid ei tea nagu seletada seda ära mulle. Et mis see küll olla võib? Alkoholism, sõber. See on alkoholism. Ma tean küll. Aga kas, ütleme, et vaata, kui tule nüüd tagasi selle juurde, et sa tegid 45 minti, tegid selle seti ära täiesti ilma valuta ja peale seda ei olnud ka, ütleme, kui adrenaliin ja kõik asjad maha läksid samamoodi ilma valuta olemine. Ja kas nüüd on nagu see, kas sa nüüd siis nagu tänapäeval pead nii-öelda, et iga päev mingi spetsiifilisi harjutusi või asju või mis see on nagu, mis sind siis hoiab nii-öelda korras selles mõttes? Jaa, see on minu elustiil, mis hoiab mind korras. Mul on hommikul enne, kui ma voodist tõusen, spetsiaalsed siuksed närvi libistamisharjutused, kus ma valmistan keha ette. Ma ei lähe kohvi jooma kohe esimese asjana. Ma ei joo üldse kohvi, aga paljud võib-olla teevad seda, et ma teen harjutusi. Siuke 10-15 minutit ja hommikul on see eriti hea, sest see tunnetus on nii hea lihtsalt. Sa tuled just sealt unemaailmast. Sa oled enda alateadvusega nii heas ühenduses. Sa lihtsalt nagu, sa tunnetad iga lihast, mis hommikul nii-öelda rakendub. Ja ma teen neid. Siis ma tulen üles, joon vett, sest see on üks põhiline asi, mida teha, kui tahta, et see lülivahe aine üldse saaks uuesti siukseks vetruvaks ja siukseks nagu mitte liiga kuivaks. Sest vesi, see on põhiliselt koosnenud nagu veest, nagu me kogu keha, eks. Et vett peame niikuinii jooma ja meil, kes on selja mingisugused teemad, siis veel rohkem.
et kehal oleks mida kasutada. Ja noh, see on päris keeruline, et vett suuta juua seal 30 milliliitrit kilogrammi kohta, noh see teeb mingisugune 2,5 kilo treeninguga mulle, eks, 2,5 liitrit mulle treeninguga koos, ehk siis see on ikkagi päris palju, nagu ma pean ikkagi nagu ikka jälgima, et ma suudaks selle ära juua, eks. Seda küll. Aga kas sa oled hiljem ka nüüd käinud sellest nagu pilti tegemas, et nagu, et kuidas see välja näeb nüüd? See on ülihea küsimus, sellepärast, et ühel hetkel ma tundsin ennast nii hästi, et ma olengi ju täiesti terve. Vau, okei. Ma tahan ennast nüüd mehiselt ka tunda. Nagu me ikka tahame, eks. Võtsin need suured 50-kilosed IKEA need mingid kastid kätte, uus mööbel, eks. Ma lähen viin need ise käsitsi praegu tuppa. Kui kõrvar on rokkad ja asjad, kõik mingid vedamise vahend. Ei, ma võtan selle praegu kätte, tõstan siia pea kohale ja ma lähen. Ja ma kuulsin, et peab veel kuidagi keha mingis teatud asendis hoidma, ma lähen niimoodi. Ja läksingi. Niimoodi 3 korda käisin ära, tundsin ennast mehiselt. Nii kaua siis, kuni enam ei tundnud, eks. 2 päeva läks mööda, enne kui valu lõi tagasi. Läbi selle, et ma niimoodi mingi 3 korda 50 kiloseid asju kandsin pea kohal. Ja siis ma läksin MRT pilti tegema. Nagu mis tegelikult toimub, nagu kuidas see võimalik on, kuidas ma ennast nii hästi tundsin. Ma olin ju terve. Mis juhtus? Ja siis MRT pilt oli selline, et see väljasopistus 2 lüli vahelt oli kahanenud, aga see ei olnud veel kadunud. Ja selle tõstmisega ma surusin jälle sealt lülivaheainet välja. Ja see, et ma sain neid asju teha täiesti valuvabalt, isegi kui sealt on see välja surutud, see närvikanal kasvab sellest väljasopistusest mööda, terveneb sellest mööda. Me ei pea niimoodi mõtlema, et nagu okei, see sopistus peab sealt ära kaduma, küll see kaob kunagi. See võtab aega, see on siuke nagu tükk seal sees, aga see närvikanal, see on nagu jõgi. Kujutad ette, maavärin, jõgi kukub kinni. Mis jõega juhtub? Ta ei lähe lihtsalt, ta ei jää lihtsalt sinna mingisugune roiskuma, kui sa nii-öelda ei kalluta talle veel siuksed maavärinaid peale, mis siis ongi valuvaigistid ja kõik need asjad, mida me teeme, me nii-öelda, kui me maavärinat rohkem peale ei tee, ta hakkab leidma teed sealt läbi. Samamoodi see närvikanal rahuhetkedel, ta saab hakata tervenema sealt mööda. Ja. Ta terveneb ära. Ja see väljasopistus läheb pikema aja jooksul ära sealt. Ja pilt näitaski seda. Ja siis oli huvitav. Siis juhtus siuke asi, et ma olin ülipettunud. Kujutad ette või? Ma olin ju enda arust terve ja siis siuke pilt. Ma olin nii pettunud, ma tõmbasin 8 nädalaks endale selja jälle nii valusaks, et ma nagu see asi jätkus, nagu see valu jätkus. Ja see jätkus sellelt tasandilt, ma nagu olin endas pettunud. Et kuidas see nii on, nagu see ei olnud enam lihtsalt see, et nagu, et okei, asi ei ole terve, no ei anna alla selles mõttes, vaid ma ise enda mõttega nagu tekitasin veel suurema stressi endale, nähes seda pilti. Ma ei võtnud seda lihtsalt informatsiooni, seda pilti, ma võtsin seda kui diagnoosi, nüüd mina olen selline. Noh, saad aru, ja niimoodi võetaksegi. Ja nii pea, kui sa seda niimoodi võtad, siis sa võid sellesse kinni jääda, sellesse mängu, sellesse piltis võid kinni jääda. Et nagu mõnetes peale seda pilti, siis oli nagu veidikene nagu see tunne, et kas ma nagu elasin mingis vales või, et kas ma nagu terve aeg tegelikult oli jumala pekkis, aga ma arvasin, aga tegelikult see ei olnud ju vale siis ju selles mõttes, vaid oligi hea ja siis sa mingil momendil pingutasid üle natuke ja tõmbas nii-öelda, siis oli nagu tagasilöök nii-öelda vist on jah, võib nii vist öelda. Teeme ei, aga sellest ma saan juba aru, kui seda pilti näha ja siis äkitselt on see, mis asja. Et kas kõik, mis ma arvasin, et tegi paremaks, ei teinud nagu mitte midagi. Aga kuidas sa siis ütleme sellest iseendas pettumisest nagu uuesti siis nagu välja said? Et nagu selles mõttes, et okei, ei tohi enam ennast haletseda, lähme edasi või oli seal abikaasa aitas või kuidas sealt välja tulemine oli? Abikaasa aitas mind igal sammul. Selles mõttes, alustades nendest massaažidest, aroomimassaažid ka, need tegelikult toovad sind rahuseisundisse põhimõtteliselt päevasel ajal. Mina võin muidugi igal hetkel magama jääda, aga inimene, kes on stressis ja depressioonis, on võimeline päevasel ajal poole tunniga norskama hakkama.
ehk siis läbi siukse nagu hästi rahustava kehale turvalise keskkonna loomine on temas nagu tema tipptase. Seda ta oskab kõige paremini. Ja seda ta igal sammul on mulle õpetanud. Aga et kuidas tulla sellest nagu pettumusest läbi, lugesin ühte raamatut ja praegu ei hakka siin seda raamatut mainima, aga seal raamatus oli siuke üks lause, mis mulle elu lõpuni jääb meelde. Ja seal oli lahti ka seletatud see. Ja kui ma selle ära lugesin, siis ma sain selle kohe enda elus kasutusse võtta. Valu tähendab tervenemist. Okay, yeah, that makes sense. Sorda, oleneb valust. Kui mul käsi otsast ära lõigatakse, siis see on... Ai, aga ma olen aru, mis sa mõtled selles mõttes. Ja, ei, selles mõttes küll. Nii, aga ühe sõnaga. Et üks asi, mis ma nagu aru saan, on nagu, et üks, mis on nii-öelda siis sellisel tervenemisel ja taastumisel nagu oluline siis, mis praegu, kui ma õigesti asjast aru saan ja mis vist on paljude inimeste jaoks nagu keeruline, on nagu selline päriselt 100% nagu lõõgastumine, nii kehaliselt kui vaimselt ja nagu päriselt lasta ennast nagu lõdvaks. Et see vist on asi, mida päriselt ei oskagi, inimesed ei saagi aru, kui pinges nad tegelikult igapäevaselt on ja kust tekivad need lisapinged ja stress vist, kui ma saan õigesti aru. No näiteks võtame magamisasendid. Näiteks küsin sult, et kuidas sina magad? Mis asendis sa magad? Kõhuli, selili, külili, pea peal, mis iganes? Ma vist vastan nii, mulle meeldis, kuidas sellele vastas siuke mees nagu Alan Watts, keda te kindlasti mõlemad teate. Aga tema ütles, et ma magan alguses, magan vasaku külje peal, siis mul vasak külg väsib ära, siis ma magan selja peal, siis mul selg väsib ära, siis ma magan parema külje peal, siis see väsib ära ja siis ma magan kõhu peal. Ja see on see, kuidas maailm ringiratast käib. Ma arvan, et see on minu vastus. Et ma magan igat pidi. Jah, mina vist ka, ma arvan, enamasti vist ikkagi kuidagi külje peal mul on tunne, aga tuleb ka teisi asju, et meeldib eksperimenteerida. Aga kas ka tegelikult on seal nagu mingid väiksed asjad, mida tegelikult jälgida, mida sa saad jälgida siis enne magama minekut, ma saan aru, sest aktiivselt magades jälgida ennast on vist suhtes keeruline. Jah, seal on see, et tegelikult nagu kui päevasel ajal tõesti ei ole seda rahuhetke, siis nagu võiks ju anda seda vähemalt öösel kehale. See rahuhetk tähendabki seda, et lihased saavad lõtvuda. Mitte ei ole venituses ega pingutuses. Venitus ja pingutus on stress. Aga et seljal ei oleks valus, siis meil on ülihea olla venitusasendis. Ja venitusasendis olles läheb sealt see rõhk ära ja meil järsku on valuvaba olla. Aga tegelikult lõpuks tekib see kuivus ja lõpuks, kui me uuesti tuleme sellesse normaalasendisse, on asi hullem. Kuidas olla selles lõdvestunud asendis? Mina soovitan kasutada patjade abi. Oled sa kõhuli, paned kõhu alla padja. Muidugi kael jääb suht viltu, ehk siis ei ole päris lõdvestunud asend, ma kõhuli magamist ei soovita. Oled sa külili, paned sa põlvede vahele padja, sest põlved on siis normaalasendis. Oled sa selili, siis kasutad ka mingisugust hästi õhukest patja siin põlvede all või siis tunnetad, et kõige parem ikkagi külili magada. Kuigi igal asendil on oma miinused. Ma vahetan ka neid asendid täpselt samamoodi, nagu sa just kirjeldasid. Kõhuli muidugi üli harva. Ja miks ma vahetan, sest mõnikord külili magades on juhtunud niimoodi, et käsi lihtsalt hommikuks on täiesti tuim. Tunne, jaa. Magad käe surnuks lihtsalt. Jah. Aga see ei ole ilmselgelt hea. See ei ole hea, sellepärast, et ma tegin seda päris pikalt ja ühel hetkel ma ei saanud enam kätt tõsta isegi. Ja siis ma mõtlesin, et see on mingisugust, ma nüüd läksin liha söömise peale tagasi, kas see on sellest? Ma hakkasin mingid jõhkraid punkte kokku panema, nagu, et mis asi see on, nagu, mis juhtus. Et ma ei suuda enam kätt tõsta. Ja see õlavalu tuli konkreetselt sellest, et ööga lihtsalt verevarustus kahanes nii palju. Et see külili magamine on tegelikult nagu väga triki. Et kuidas seda teha niimoodi, et see nagu oleks igati loomulik ja nagu hea. Sellepärast ma vahetan külge ja kõhuli väldin.
Arusaadav. Aga siin ennem käis üks lahe termin läbi siis, kui me rääkisime hommikust ja kuidas oma hommikut alustad. Kas see oli libenärvi või kuidas see oli? Närvi libistamisharjutus. Närvi libistamisharjutus. Vot. Palun räägi meile ka, mis see täpsemalt on siis ja mis need harjutused on? Need harjutused on sellised ühele lihasgrupile keskendumise harjutused, kus sa näiteks päkasirutusega sa juba pikendad seda närvi, mis jookseb siit näiteks alaseljast kuni varba otsani ja kui sa tõmbad varba enda poole, siis teatud asendis, kui sa kõverdad põlve, see lüheneb. Kui sa jällegi lükkad jala sirgeks ja teed just vastupidi, tõmbad varba enda poole, siis see pikeneb ja kui sa nüüd päkasirutuse teed ja kõverdad jalga, siis see lüheneb. Ehk siis siuksed nagu huvitavad harjutused, läbi mille sa parandad verevarustust kogu selle närvi teekonna ulatuses. Ja okei, siis on need päkka, aga mis harjutused seal siis, ma saan aru, et sa käid nagu terve keha ju. Nagu ma käin terve keha läbi, see on siuke 10 minutit erinevad harjutused. Need harjutused muidugi tulebki siis vaadata, kes mida täpsemalt teha saab, kui sul ikkagi väga suur seljapinge on, siis teatud harjutusi põlvede kallutus, mis näiteks ei saa teha. Sellepärast, et sa lihtsalt nagu nii pea, kui sa hakkad kallutama, sa tunned, et selg läheb hullult pingesse. Eks tegelikult see on personaliseeritud harjutused ja ma individuaalselt räägin selle läbi, siis olenevalt siis, kes see missuguseid asju saab teha. Et see selgub siis tegelikult suhtlemise käigus. Ei, arusaadav, sest selline palju on nagu ütleme selliseid influencereid ja kes on mingid trenni inimesed ja kes annavad sulle igasuguseid paremaks eluks igasuguseid nõuandid ja tihtipeale, mida nagu tähele paned, on see, et nagu lüüakse nagu ühe sama puuga nagu kõiki inimesi, et nagu ilma aru saamata sellest, et kõikide kehad on individuaalsed ja kõik vajavad nagu erinevat seda, et jah, iga keha peab liikuma, aga iga keha peab võib-olla liikuma sutsu erinevalt. Ja olenevad perioodist, eks. Ja olenevad perioodist. Kui sul ikkagi on põletik kõrge, siis on vaja võib-olla ühtemoodi liikumist ja kui on põletik all, siis me saame hakata trenni tegema, eks. Aga üks asi, mul oli nii palju küsimusi, me peaks 3 tundi peaks seda saada tegema vist. Absoluutselt. Ma pean lihtsalt vahepeal väikse võib-olla kõne tegema ja siis paneme edasi. Sorry, me ei saa meil nüüd 16 tundi saadet. Võikski live stream olla lihtsalt. 16 ja iShow Speediga hakkame võistlema. Ei, aga tegelikult mul oli korra, ma tahtsin tulla veidikene nüüd sellest tänapäevast natukene tagasi korra sinna filmi asja, sellepärast, et sa oled esimene kaskadöör, kellega ma nagu niimoodi rääkinud, elus rääkinud olen ja kes on nagu päriselt nagu suurtes filmides teinud nagu trikindust, et ma ei tea, kuidas sa soovid, kas me võtame filmi kaupa, et kas võtame Assassin's Creed'i ja siis Wonder Womani, et esiteks, et kuidas sul üldse need võimalused tulid, et sinna saada ja mida sa seal täpselt tegid ja kui ma nüüd Assassin's Creed'i vaatan, siis uuesti, sest ma olen ühe korra filmi näinud, aga siis ma olin õrna aimu ka, kus ma sind otsin seal, et kus ma sind näha saan seal? No see oli väga huvitav teekond, et tänu ühele võistlusele San Franciscos sain selle kutse koos siis ühe teise artistiga ja koos me läksime sinna ja tegime 3 nädalat jõhkrat tööd. Niimoodi, et hommikul kella 8 hakkas pihta, õhtul kell 7 lõppes ja me olime nagu surmväsinud, me jõudsime võib-olla, ma ei tea, kuuma duši all ära käia ja magama. Ja niimoodi 3 nädalat järjest. Et see ei ole meelakkumine. Seda ma usun. Ja siis tuli 4 päeva filmimist. Ehk siis põhimõtteliselt oli väga suur tamp taga ja esimese filmimise päeval mitte midagi välja ei tule nagu. Lihtsalt ei tule välja, aga kujutad ette, kui palju see üks filmimise päev maksab seal või? Ja see nagu see tagataustal kogu aeg tiksub, et oh god. Aga Michael Fassbender on nurgas, lähme. Oi jumal, okei, vabandust. Aga oligi nii selles mõttes, eks. Ja kogu see filmitiim ja see on nii massiivne, eks. Mingi suur droon nagu seal isegi kuskil tagataustal kukkus alla. Ühesõnaga nagu need rahad on lihtsalt nii suured. Ja siis ma pean selles tegevuses selle triki nüüd ära tegema.
ja see esimene päev põhimõtteliselt oligi, et pidime mingi 8 erinevat sihukest stseeni tegema, aga esimesel päeval 0 tehtud. Teine päev ja siis hakkas tulema neid asju vaikselt purki ja tegime siis sihuke 6-7 tükki ära ja viimasele päeval oli 1 või nii. Et me saime teise päevaga tegelikult enamusti kõik nagu tehtud, aga see töömaht ja see kõik, mis me sinna olime panustanud, siis ma olin täiesti kindel, et noh, et okei, nad panevad mingisugune 5 minti nagu meist nagu mingi ülivinged stseenid ja asjad nagu mingi 5 minti Hollywoodi filmis. Noh, pakkuge, lõpuks tuli film välja, palju me seal filmis olime? Sekundid. Palju? 10. Täpselt. Aga seal vist ongi see, et ega sa vist lõpuks ei tea, et nagu mis lõpuks filmi jõuab, kuna seda materjali, mida filmitakse, on 1000 korda rohkem kui seda, mis sulle päriselt jõuab ju filmilinal on ju. Aga siis korra rääkida sellest, et sa ütlesid, et 3 nädalat enne filmimist oli. Et siis kas see 3 nädalat siis tampisitegi nagu erinevaid koreograafiaid või nagu käis nagu, et mis siin tseenis nüüd toimub ja hakkasite nagu trikke mõtlema või kuidas see nagu ettevalmistus? Kõigepealt oli tegelikult Londonis eraldi. Kõigepealt katsetamine, vaatamine, kas üldse me sobime sinna. Nagu esimene nädal jah, siis 2 nädalat oli Maltal koha peal ja siis tuli 4 päeva või 3 päeva sihukest filmimist otsa. Enne oli jah sihukene katsetamine. Ja siis see sama grupp, kes selle korraldas, tegelikult kutsuski sinna Wonder Womani filmi. Et no jälle tutvused, loevad nii palju elus. Aga kui sa nüüd peaksid, ütleme, kui sa niimoodi üldse küsida, ma loodan, et saab. Et ütleme, et kui sul nüüd olid Assassin's Creed'i võtetel ja siis läksid selle Wonder Womani võtetele, et siis kuidas need nagu üksteisest nagu selles mõttes erinesid nagu selles, mis te seal tegite ja kuidas see töö seal nagu välja nägi? Või oli see nagu suhteliselt sarnane? Täiesti erinev. Wonder Womanil juba meid teati ja see kaskadööri manager, ta juba eeldas, et me saame kõigega hakkama ja tegelikult läkski niimoodi, et me olime põhimõtteliselt 2 nädalat pidime olema. Meil oli umbes mingi 4-5 päevaga meie töö oli tehtud. Seal oli veel teisi artiste, aga me olime nagu põhimõtteliselt nagu teine nädal meil oli nagu põhimõtteliselt puhkus. Me olime nagu kõik ära teinud nagu. Ja noh, muidugi me selles mõttes saime 2 nädala eest muidugi palka ja kõik asjad, eks, aga nagu see läks väga-väga lihtsalt, et noh, täiesti erinev vaata, et kuidas kõik on võimalik ja siis seal oli muidugi hästi palju erinevaid õhuartiste ja akrobaate ja noh, me nägime seda, mis veel kõik võimalik on, kui on ikkagi eelarvet, et mida kõike saab teha nagu ja nad noh, tahtsidki tegelikult nagu seda nii-öelda loomupäraseid hüppeid ja liikuvusi ja kõike, et ei oleks ainult arvutiga tehtud. Ja. Siis meile pandi kostüümid selga, et me näeksime muidugi välja nagu naised, eks. aga see lõpuks tuli välja, et me seal filmis ei olnud üldse. Päriselt või? Aga noh, sellegipoolest. Kui võib niimoodi küsida lihtsalt huvi pärast, et kuidas siis kaskadööridele sellistel Hollywoodi suurfilmidel makstakse? Nagu selles mõttes, et kas see on nagu siis, noh, ma ei tea, nagu hästi või on see lihtsalt selline, et said siin filmis olla, nüüd saad endale CV-sse panna, et see on juba piisav tasu? Ei no ütleme nii, et meil oli nii väike osa seal, et ega me ei olekski saanud nagu rohkem küsida, aga noh, teades nagu palju tegelikult seal saadakse, siis noh, me saime ikka nagu, noh, mitte midagi. Welcome to the planet. Aga no, me saime tegelikult väga palju. Me saime kogemused. Seda küll. Ja me saime tutvused ja nagu me praegu räägime siin, eks, et tegelikult see ongi peamine. Jah, no see on väga-väga suur väärtus, kui sul on head tutvused. Kusjuures see Wonder Womanis seal need kaskadööride juhendajad olid Circus du Soleil nii-öelda kaskadööride juhendajad. Seega sealt tuli see kontakt ja see sama kontakt nüüd nädal aega tagasi siis. Kunagi ei tea, vaata kust kohast. Võttis ühendust ja vaatame, kuhu asi areneb. Mine kui hinge, täiega lahe. Aga korra veel sellest, aga kas sul ütleme sellest filmimiskogemusest, sest sa oled ju kaks dokumentaalfilmi oled ju ka teinud. Üks oli mägironimisest minu teada.
kui mul õigesti meeles on. Edge of, mis asi ta oli? Ja Edge of the Cliff. Edge of the Cliff, täpselt. Seal ma räägin rohkem siis kõrgustes kõõlumisest ja sellisest mentaalsest poolest, et mis seal kõik toimub siis selle liini peal. Ja väga huvitav on see, et ma saan seda sama nagu teadmist, mis ma seal hetkes kogen, tuua siia igapäeva ellu. Ja ma nimetangi minu siuke lause on, et minu ja Meriti abielu on kõige pikemal, kõige raskemal highline'il ehk siis kõrgustes oleval liinil tasakaalu hoidmine ja koos kõndimine. Nice. See on ilus. Aga kohe siit tuleb mulle järgmine küsimus, et ütleme, et kui sa oled seal Slackline'i peal ja ütleme, et mis sa siis saad sealt võtta, sealt ülevalt siia igapäeva maa peal siis ellu kaasa? Esiteks vaatame hirmule otsa. See on tegelikult ju põhiline, mis hoiab meid tagasi üldse mingeid asju tegemast. Hirm. Olgu siis selleks kõrguse hirm, olgu selleks mis iganes, lõpuks kõik läheb ikkagi lõpuks surmahirmule. Kõik taandub sellele. Ja seal üleval kõrgustes ma olen selles mõttes mingil määral saanud sellega kontakti, sellepärast, et ma pean usaldama varustust, nagu igaüks meist igasugustes tegevustes. Me peame usaldama varustust ja mul on seal tegelikult kõrgustes 2 liini. Mul on põhiliin ja mul on tagavaraliin, mis siis lookleb sealt alt ja ta on eraldi paigaldusena. Ja ma olen selle 2 liini küljes samaaegselt. Ja see annab selle rahu tunde. Esiteks ma pean usaldama muidugi varustust ja kes selle paigaldas, ma pean kõike teadma seda. Aga kui midagi peaks selle põhiliiniga juhtuma, siis mul on see tagavaraliin seal. Mitte, et mul oleks kunagi juhtunud põhiliiniga midagi, aga see tunne on põhiline ja ma saan rahulikult keskenduda sellele, millest ma siia tulin, tasakaalu hoidma. Ja samamoodi maa peal siuke tagavaraplaan asjadele tegelikult nagu lõdvestab ja me saame siis edasi liikuda põhiplaaniga. Mitte, et me peaks kunagi seda backup plaani kasutama, aga seal on see olemas. Siis me saame liikuda edasi selles suunas, mis me tegelikult tahame. Ja see tasakaalu hoidmine ei ole kunagi nagu siuke protsess, kus sa lihtsalt jääd mingisse asendisse, vaid see ongi kogu aeg. Hoiad seda tasakaalu liikumises. Ja sama on maa peal, et kui sa lõpuks oleksid lihtsalt kogu aeg rahu seisundis, me ei oleks kuhugi arenenud, ma olekski sinna koopasse jäänud mediteerima, eks. Tõsi. Aga et luua nüüd see tasakaal selles stressi ja rahu seisundite tasakaal, see ongi tasakaal. Ehk siis turvaline, ebaturvaline, luua see tasakaal. Ebaturvaline on siis see stress ja raskus ja kõik need. Ja turvaline on see, kus sa oled rahus, sul on hea olla, sa põhimõtteliselt ei pea mitte midagi tegema või siis sa teed kõike, aga sul on siuke sisemine turvaline tunne, ehk siis sul on nii-öelda, sa tead, et kõik on hästi. Ja seda ma igapäevaselt õpingi, kuidas teha kõiki neid tegevusi, mis ma teen nii, et ma tean, et tegelikult nagu kõik on hästi, mis iganes saab ja mul ei ole nagu, kui tuleb stress, siis ma tegelen sellega, et see alla tuleks, siis ma teen kõige paremad otsuseid. Ja samamoodi liini peal, kui tuleb stress, see on siuke automaatne tagasiside nagu, kui sul tuleb stress ja sa hakkad harjutama liini peal tasakaalu, siis sa kukud. Saad kohe tagasiside, keegi peab tulema sulle õpetama, et kuule, et tee nii või naa. Sa õpid selle nii lõpuks ära, kuidas sa liini peal tasakaalu hoida. Sul ei jää muud üle lihtsalt. Sul ei jää muud üle. See keha asend tuleb lõpuks ise, sul ei jää muud üle. Ma ei pea sulle midagi õpetama, ükskord tahtsin minna, Türgis oli üks festival ja et kuule, et ma tulen näitan sulle. Ei, ma ei taha. Ei no päriselt ma tean nagu, et kuidas see käib, nagu ma näitan sulle ette. Saad aru? Ma läksin liinile näitama talle, et kuna ta ei tahtnud, ma aitaks. Ta kõndis minema. Ja siis mul oli nagu, okei, et niimoodi saab ka, et tegelikult nagu ei peagi tahtma selles mõttes, et tegelikult nagu ta tahabki ise jõuda sinna. Okei. See on okei, aga see on põhimõtteliselt nagu ratta uuesti leiutamine. Et on kergemaid teid ka, vaata. Aga samas, kui sa tahad seda kogeda, see ongi nagu sisemine kogemine ja sa tahadki ise leida selle tee. See on täiesti teine nagu viis, kuidas läheneda.
Seda küll. Ta saab palju kauem nautida seda värinat ja kõike ja selles mõttes ma oleks talle kohe ära õpetanud, kuidas selle liini paika saad, kuidas tasakaal kõnni lõppu. Noh, see oleks 5 minutiga korras olnud. Tüüp seal nii-öelda väriseb seal peal ja mingisugune. Aga nagu see on tema otsus. Kuidas ta soovib sealt läbi tulla, võib-olla tahaks seda kogeda. Jah, siit tuleb jälle väga nagu elavalt välja see, kui erinevad inimesed on ja kui erinevalt me tegelikult infot vastu võtame ja kui erinevalt me isegi õpime vaata nagu asju. Aga siin korra ma tahtsin tulla veel, jääda tähendab Slackline'i juurde selles mõttes, aga üks küsimus, mis mulle nagu ennem jäi kuidagi pähe jäi peast ära, et vaata, et on Slackline'i võistlused, eks ole, ja siis on sinu Slackline'i esinemised, mis on ütleme tunduvalt selline kunstilisem asi ja ütleme selline, et minu küsimus on see, et nagu mis on nende vahe, mis on Slackline'i ütleme võistlusel Slackline imine ja siis ütleme, kui sa teed mingit ütleme siis kava mingisuguse esinemise jaoks. Võistlusel tegelikult ma käisin nüüd 2024 uuesti võistlemas. Ja kuidas läks? Väga selliselt silmi avavalt ja täiesti ootamatult. Nii, kas sa võid sellest rääkida ka? Vaata võistlustega on see, et lisaks sellele, et see on lihtsalt võistlus, seal on nagu, esiteks seal on kontseptsioon, kuidas sa seda teed, seal on palju inimesi, seal on muusikat, seal on tantsu, seal on kõik hormoonid möllavad. Sul on nagu, põhimõtteliselt sul ei ole hetke, kus sa võtad nagu ise endale ikkagi nagu siukest nagu rahu hetke on suht raske luua. Siis nii palju siukseid nagu faktoreid on. Ja läksin festivalile ja seal siis selle võistlusega mul on õrna aimu, et see võistlus toimub. Me läksime lihtsalt perega reisile. Ja siis tuli välja, et seal on võistlus. Ma läksin lihtsalt kõrgustesse kõndima. Ja muidugi inimesed tunnevad mu ära nagu Slackline'i maailmas ja nagu, et tule tee, nagu ma tahan näha sind tegemas siin 2-kordseid asju ja nagu, et nagu, see on su ego, kes tahab seda näha. Et nagu ma tulen, aga ma nagu teen nii, nagu ma teen, eks. Ja siis lõpuks läksingi võistlema ja siuke mingisugune kerge värelus oli sees. Aga niipea kui nagu hakkasin seal liikuma ja tantsima ja liini peal toimetama, saad aru, lihasmälu on lihtsalt nii geniaalne, et järjest hakkas tulema meelde. Ja ma suutsin teha neid asju ära, mida ma ei olnud harjutanud. 3-4 aastat, aga need tulid välja. Need asjad. Ja ma sain voorust edasi, kuniks ma olin nagu kõik enda asjad ära teinud. Ja nagu ise pannud tähelegi. Täiesti nagu ma olin nii selles flows ja kõik tuligi välja, ma olin täiesti hämmingus, et ma nagu aitäh, nagu võimalik, see on võimalik. Ja siis sain lõpuks nagu edasi ja oli nagu, et okei, et aga nüüd nagu võiks lõpetada, et aitäh, kõik. Ja siis sain ikka edasi. Ja oligi nagu mingi poolfinaal või midagi ja siis mul oli nagu, et tegelikult nagu oleks võinud nagu lasta sellel teisel edasi minna, et et nagu ei ole rohkem midagi näidata, et aitäh, teil oli tore. Aga ma sain edasi, okei, ma lähen. Ja siis ma hakkasin mõtlema päris suurelt. Siis ma hakkasin mõtlema neid 2-kordseid asju, eks. Ja siis ma nagu, ühesõnaga siis läks nagu asi käest ära mõtlemisega. Ja see juhtubki meil tegelikult kogu aeg tegevustes. Nõus. Ja aga seal ei olnud seda hetke, kus ma puhata saaks. Seal ei olnud seda hetke, kus ma tunnetada saaks. Aga siis sa nagu tegid liiga endale lõppkokkuvõttes natuke või? No asi juhtus niimoodi, et ma läksin uuesti liinile, tegin seal enda väga rahuliku kava ära, sellest, et seal on veel mõned korrad käia. Hüppasin tagurpisaltoga õhkmadratsile ja selg läks natuke üle paindesse ja kogu selg lihaspasmi. Põlvitusse maha, nagu tulin sealt ära. Põlvituses teine läks peale. Vaatan naisele otsa. Jesus Christ. Ja 3 aastat või nagu mingisugune 4 aastat tööd niimoodi läinud. Sellel suvel, 2024. Jesus. Nii vähe on vaja. Aga kuidas praegu on ikkagi taastumine nagu edukas selles mõttes nüüd sealt välja tulles? Absoluutselt, see on kõike teha. Absoluutselt.
ja sealt välja tulek oli ka omamoodi teekond selles mõttes, et ma olin ju autojuht ja ma olin ju see, kes nagu vastutas selle reisi eest ja noh, mis siis saab nagu. Hakkan vabandusi otsima, et ei, ma ei saa olla. Kordagi mitte ühtegi vabandust on üks asi, mis tuleb teha. Mitte ühtegi vabandust on see, kus sa hakkad nägema võimalusi. Saad aru, kuidas saab näiteks autoga sõita niimoodi, et sul selg, noh, kui sa istud näiteks tooli peal, vaata, siis sa surud selja sinna vastu ja siis nagu vajud sinna niimoodi mõnusalt ja tegelikult lõpuks kogu keha vajub sinna alaseljale. Aga kuidas seda teha nii, et ma saaks sõita ja ma ei vaju sinna alaseljale? Siis tuli mõte, aga mis siis, kui ma kasutan enda varustus, see niisugune spetsvöö, panin ennast kummidega niimoodi, pesobokser, seal on niisugune kaubikus, vaata on võimalik panna ennast kuidagi rippuma. Põhimõtteliselt nagu istmik oli lahti sõidu ajal. Lapse kaval. Ma rippusin need 2 tundi päevas. Oli dünaamiline rippumine mu alaseljale. Ma sain liigutada, samal ajal sõitsin autoga, muusika käis. Aga rõhk läks pealt ära. Kuule, mul tunne, et sa leiutasid paremad autoistmed just kogemata vist. Ühesõnaga, ma olin nagu suunatud sellele, et ma tean teed välja ja ma leian need viisid. Muidugi ma käisin X-Race ka ära, ma tahtsin näha, mis toimub. Nemad ütlesid, ma olen täielik simulant, saatsid mu minema, tulesid ratastoolist püsti, kõnni minema. Ma olin nagu okei, aga nagu valus, et midagi ei ole. Et noh, okei, ma saan aru, ei ole jah, X-Ray ei näitagi. Ei pruugigi näidata. MRT-d ma ei teinud ja siis läks niimoodi edasi, et tegin enda esimese vlogi valmis selle ajaga, kui ma seal sain endale eesmärgi. See on ülitähtis. Eesmärk. Nagu mida sa teed selle ajaga siis? Kas sa jääd kaeblema, vinguma sinna, vabandusi otsima või sul on mingi eesmärk, sa toimetad edasi, aga samas sa tead, et sa tuled sealt läbi ja lubad tunda, mis sa tunned. Ma tegin ka Try Fasti. Mitte, et ma kellelegi soovitan seda, aga see tuli ise loomulikult. Ma ei joonud hommikul, ma ei söönud hommikul, ma ei söönud lõpuks õhtul ja ei joonud ka õhtul. Ja ma tegin 3 päeva niimoodi. Mitte, et ma kellelegi soovitan seda. See oli minu enda tunnetus ja ühel hetkel ma hakkasin jälle sööma seal hästi rahulikult, see tuleb hästi rahulikult välja tulla sellest. Ja see kõik nagu tuli mulle niimoodi, et lõpuks ma ütlesin naisele, kuni ma reisilt tagasi, et mul ei ole enam valus. Ja siis ta luges päevi tagasi ja see oli 17 päeva. 17 päevaga saab tegelikult tulla sellistest kohtadest tagasi. Mul oli keha viltu, kui see asi juhtus. Mul oli keha lihaspasmis, kogu keha. Mul oli keha niimoodi tagant vaadates niimoodi viltu. Ja 17 päeva pärast kadunud kõik. Terve. Jesus. Okei. Et selles mõttes keha taastub väga kiiresti. Ainuke asi on see, mida me ise teeme siin. Mida me nagu, kuidas me, mida kinni tõmbame, mis mõtted, kuidas me nagu seda lubame. Ja see rahuseisundid, ma sain selles kindluse seal, et ma võin sellest rääkida, sest tegelikult nagu, kui niimoodi on võimalik, siis mis veel kõik võimalik on. Nõus, kuidagi jah, tihti peale jäädakse nagu sinna kinni, et selline inimkeha on niisugune nõrk mõttetu asi, mis iga asja peale kohe maha sureb, vaata, aga neid nii-öelda näiteid ja asju elust on nagu ju väga palju, kas ütleme üks kuulsamaid näiteid vist sellest, kas mitte Bruce Lee ei ole üks vend, kellel öeldi, et ta ei kõnni mitte kunagi ja siis lihtsalt puhta willpoweriga hakkas kõndima ja tegi kõik asju edasi, sest ta ju, mis ta murdis selja ära endal või mis asi tal juhtus. Ma ei mäleta täpselt enam, mis seal oli, aga tal oli igal juhul raudselt see, et talle öeldi, et ta ei kõnni mitte kunagi enam ja siis no, ma olen Bruce Lee ja lihtsalt läbi tahtmise kõnnin ja kõndiski. Et ma saan aru, et sina nagu tõestad seda eluliselt täpselt samamoodi, et kui on nagu seda tahtmist ja pealehakkamist ja nii-öelda arukat lähenemist ka veel lisaks asjale, siis on nagu kõik võimalik selles mõttes. Kusjuures arukas lähenemine on päris hea sellepärast, et mitte arukas on see, kui me lähme stressi ja meil tekib niisugune ürgne käitumine, ürgaju käitumine ja siis me ei ole arukad. Me tegutseme instinkti pealt. Me ütleme asju instinkti pealt ja pärast kahetseme seda kõike. Siis kui see veri uuesti siia ette tuleb, eks. Aga see võtab aega. See on füsioloogiline, see võtab aega. Et kuidas siis nagu seda aega täita nii, et me jõuaksime nii kiiresti kui võimalik siia arukasse kohta ja siis teha otsuseid. Võt see on see, mida ma mõtlen ka selle rahunemise all. Et see on üks viis, kuidas tuua üldse seda verd ja hapnikku uuesti siia ette otsa, et me saaks teha arukaid otsuseid. Me ei käituks instinkti pealt.
sellepärast on vaja neid rahumomente ka. Ja seal on spetsiaalsed tehnikad, kuidas seda teha. Ja teaduslikult on tõestatud, et 90 sekundit võtab mingi mõte sul kogu selles närvisüsteemis liikumiseks ja kui sa 90 sekundit ei keskendu sellele mõttele, siis see aihtub. Ehk siis kui sa suudad 90 sekundit näiteks lugeda lihtsalt sekundeid, 1, 2 ja samal ajal näiteks hingad või midagi, lõpuks kaob ära see viha, lõpuks kaob ära see raskus, lõpuks kaob ära need pahad mõtted, sest sul korraks nagu teed nagu reseti ja siis tulevad need uued mõtted peale. Aga see korraks nagu meelega oled meeletu. Vot meelega oled meeletu, see mulle väga meeldib. Ja mitte meeletu selles mõttes, et hullumeelne peast, vaid nagu selles mõttes oled rahulikult. Ei, see mulle väga-väga meeldib, sellepärast, et see vist on nagu üks asi, mis on nagu paljude jaoks nagu raske ja keeruline, jumal endale ka. Tihti kõik on seal kohas olnud, kus sa üritad mitte mõelda asjale, aga mida enam sa üritad mitte mõelda, seda enam sa mõtled selle asja peale, niisugune lõputu spiraal lihtsalt kuhugi täiesti auku. Et selles mõttes ja aga võib-olla siit selline võib-olla kiire siuke küsimus, aga et ütleme, mis on sinu kas selline hingamisharjutused on näiteks hea asi, kuidas ennast tagasi tsentrisse tuua või mis on sinu jaoks see kõige kiirem viis, mis sa kasutad, ütleme on the go rahunemiseks? Ikka hingamine. Ja see on spetsiaalne viis, kuidas sa saad seda teha niimoodi, muidugi sa võid leida enda viisi. Ma olen leidnud enda viisi ja lihtsalt võtadki aega, kus sa ei mõtle mitte midagi. Sa lihtsalt hingad. Ja need on spetsiaalsed viisid, kuidas seda teha, nagu kui palju sisse, kui palju välja, kui palju hoiad. Aga seda sa leiad ise. Aga see on ka jah, selline individuaalne, mis kellele sobib. Mis kellele sobib ja lõpuks läbi proovida ja katsetada erinevaid viise. Nõus. Ja võib öelda, et paljud meetodid on tegelikult tunduvalt kergemad, kui võiks arvata lihtsalt. Tuleb pihta hakata. Ainukene asi. Aga üks asi veel ja ma saan aru, et see on meie tunnik hakkab vaikselt täis tiksuma, aga ma ei suuda, me lähme veidikene üle. Seega, et see, mis asi see oli, ma ütlen sulle kohe täpsemalt, muidu ma ütlen valesti, hair hanging, ehk siis juustest rippumine. Ma saan aru, et kas see on nüüd selline lähemal ajal tekkinud asi, sest nii palju, kui ma olen sind jälginud, ütleme, aastaid tagasi ma ei mäleta, et sa seda oleksid teinud. Et äkki sa räägid oma sõnadega, et mis see täpsemalt on ja mis see välja näeb, vaadates tundub hullult valus, endal ka pikad juuksed, ma nagu ei tea, kas ma saaks seda teha, aga kindlasti seal on mingid trikid ja nipid, kuidas sa seda teed. Aga palun. Ja see oli nüüd mulle viis, kuidas ma saan jätkata enda artisti elu. Sel hetkel, kui see seljavärk juhtus, siis ma jätkasin nii kaua, kui ma pilti nägin ja siis, kui ma selle pilti nägin, siis ma nagu nii-öelda lõpetasin artisti elu mingiks ajaks. Aga et jätkata ja samas tervendada ennast kogu tegevuse vältel, samal ajal, kui ma ka esinen, oli mul nagu, et kuidas seda teha? Et kuidas ma saaksin samal ajal, kui ma esinen, samal ajal ma tegelikult nii-öelda tantsin ja tegelikult teen seljale head. Kaval. Ja kui seda kokku pannes, siis ma hakkasin seda filtreerima, et kuidas üldse võimalik on? Okei, aga need teevad ju mingid hästi kerged, mingid tüdrukud teevad siin hair hangimist. Äkki see on võimalik? Mulle ka. Ei, ma ei usu, ma olen mingi 3 korda raskem kui nemad. Ei, see ei ole mulle võimalik. Ja siis ma nägin ühte meest seda tegemas. Ja siis oli nagu, okei, see on võimalik. Ja siis ma hakkasin ühe maskiga harjutama kõigepealt üldse, et kuidas see on võimalik, et keha saab rippuda. Nii suur raskus saab rippuda lülide peal. Noh, muidugi lihased hoiavad. Ja sealt peale siis hakkasin katsetama juustega rippumist ja 1,5 aastat põhimõtteliselt läks enne, kui ma esimest korda sain jalad maast lahti. Aga see valu, mis oli seda harjutades, oli väiksem kui seljavalu. Et ühesõnaga ei pannud tähelegi. See oli valutas nii hullult. Aga oota, et võttis nagu nii kogu aeg, et öelda, et esimest korda siis nagu maast õhku tõusta, aga kuidas siis see nagu treeningprotsess nagu siis nagu välja nägi, et okei, et see mask alguses ja kas siis hakkasid tegema mingid eraldi, sul on mingid spetsiaalsed viisid, kuidas sa siis, ma saan aru, juuksid sinna seot kinni või? Jah, see on spetsiaalne viis ja ma algul ei teadnud seda ja siis ma hakkasin uurima, et kuidas see võimalik on, et nagu ei oleks valus, et nagu mul tuleb piss püksi, kui ma neid asju teen nagu, nii valus on.
ja siis ühele kirjutasin sellele samale, kes siis mulle iidoliks oli ja ütles, et did you learn from a master? Kas sa õppisid kellegilt? Ma ütlesin, ei, ise õppisin. Seda ei õpita ise. Ma küsin, kas kuskil õpetusvideo see on? Ei, seal ei ole mingid õpetusvideosi selle kohta. Ja siis nagu peaaegu lõppes see jutuajamine temaga. Ma küsin, et nagu üks asi, et kuidas seda paremaks teha, et ei oleks valus. Ja siis ütles, et ei, temal ei ole valus. See on about the nut. See on sõlmest. Ja siis nagu okei, kõik, rohkem ei suhtlenud. Nagu väga ei soovinud suhelda minuga enam millegi pärast. Ja siis hakkasin katsetama, nagu, kus kohta peab selle sõlme, kuidas peab tegema. Ja läbi selle katsetamise leidsin siukse viisi, kuidas ei olnud enam nii valus. Ja siis mul oli nagu, saraks, okei. Et teatud piirkond, kus sa nagu kisud siit on vähem valus, vähem võib-olla tundlikum kui teine piirkond. Ja siis sain rohkem neid jalgu maast lahti ja ühel hetkel läksin lendama. Ja nii lihtne see ongi, jah. Kurat. Seljakarvad ka pikemaks. Aga tõepoolest, meie tund on tegelikult täis tiksunud. Ma kindlasti palun, ma loodan, et me tuled korra saatesse veel vähemalt mitu korda pead tulema, kuna iganes need järgmised korrad on, sellepärast, et sinuga on nii tore rääkida ja nii palju põnevatel ja nii nagu erinevatel ja põnevatel teemadel ka. Mul oleks sulle miljon küsimust veel, aga hetkel ma pean ennast natukene taltsutama ja triivima selle saate vaikselt sinna nii-öelda sadamasse, et lõpuks võib-olla me ka koju ära jõuaksin, sellepärast, et kes ei tea, siis tegelikult on pühapäeva õhtu, kus me siin istume ja juttu räägime, et pikk päev selja taga. Aga enne veel, kui me pillid kotti paneme, äkki räägid, mis on sul tulemus, kus saab sind näha ja kus sinu tegemistel silma peal hoida. Et ma võin kohe alguses kiiresti ära öelda, et 20. juuni jaanipäeval on Tauri Vahesaar meil siin Nõos jaanipäeval üles astumas, et siis kindlasti seada sammud jaanipäevale ja saate näha, mida profid teha, mida profid tegelikult teevad. No alustuseks, et eelmine aasta sai mind väga palju näha igal pool. Alustades muidugi siit samast, käisin jälle siin esinemas, siis jõudsin lõpuks otsapidi Vabaduse väljakule ja isegi -27 kraadiga kuuskede põletamine. Ehk siis iga ilmaga, igal pool, kõik on tehtav. Ja järgnevaks on siis siuksed teatud erapeod, mis on tulekul ja siis tuleb suvi. Suvel on, põhiline muidugi on siin 20. juunil. Täpselt, see on kõige tähtsam. Et jätke see meelde, tulge siia. Ja täpsemalt saate muidugi minu kodulehel taurivahesaar.com kogu seda infot ja seal vaadata siis ka, kus need järgmised üritused tulevad. Aga ma liigun rohkem välismaale. Mul oli eelmine aasta võimalus aasta lõpus 6 aega olla Tollwoodi festivalil ja see oli selline festival siis artistidele Saksamaal Münchenis. Ja nüüd ma sain järgmise pakkumise seiklusparkidesse minna esinema oktoobris, ehk siis ma lähen uuesti Saksamaale. Ehk siis kõik need esinemised siin nii-öelda kulmineeruvad ikkagi sellega, et ma lõpuks liigun välismaale esinema. Ehk siis hoidke silma peal, kus mind näha saab, sest mingil hetkel peate tulema välismaale mind vaatama. No siis tuleb tulla ja jumal, see uudis, mis sa veel nüüd said, et see Cirque du Soleil võttis sinuga ühendust, mis sealt kõik veel tulla võib. Selles mõttes, ülivinge, ülivinge, selles mõttes müts maha, mul mütsi küll ei ole, aga see, mis sa teed, on ülivinge ja ma loodan, et sa jätkad ja ma loodan, et tulevad filmirollid, kus sind välja ka ei lõigata, vaid sa särad seal nagu tõeline staar. Aga ennem veel, kui me täiesti pillid kotti paneme, viimane küsimus veel, ma ei tea, kas sa mäletad seda küsimust, aga see küsimus on saates olnud saate algusest saadik. Et kas sul on mingisugune mõte või tsitaat, mis sul on peas, ütleme, mida sa võib-olla tuletad endale meelde siis, kui on raskem päev, mis toob nii-öelda kastanid tulest välja. Mingi mõte, tsitaat, kust iganes. Liiga palju on neid. Üks lause on,
mis lõdvestab mind, see ei pruugi teistele üldse sobida. Aga olen õigel ajal, õiges kohas, tegemas õiget asja ja siis hingan. Mulle meeldib see super lihtne, arusaadav ja funktsionaalne ka, mis on ütluste puhul nagu alati üks väga oluline osa. Aga veel kord suur aitäh, taurivahesaar.com, seal on kõik oluline info olemas ja ma kuulsin ka siit korra käis läbi, et on ka erapeod, seega, et kui sind hästi moosida, siis saab sind ka erapidudele esinema või? Ja mitte siis ainult Slackline'il, vaid tegelikult täis koreograafiad. Ma eelmine aasta tegin kuni siis tunniajalised koreograafiad, näiteks Õuduste öö oli üks, kus meil oli suur tiim ja me tegime 3-tunnise programmi, millest 1 tund oli show. Ehk siis me oleme võimelised nagu looma kogu meelelahutusprogrammi teie üritusele. Ja selleks on mul naine Merit Raju, kes on 10 aastat joogafestivale ja enam teinud, kellel on väga suur kogemus ürituste korraldamisega. Ja minul kõik see show pool, kuidas see kokku panna ja siis see kõik 3 tundi siis üheks flow'ks teha. Ehk siis me oleme võimelised tegelikult siukse täis paketi tegema. No super ju! Et ühesõnaga ainult on vaja teiega kontakti võtta ja kui on huvi midagi korraldada, siis teie olete 2 käega poolt ja anname ainult agu, peaasi, et huvi on. Ja lisaks veel, kui on soovi kogemusnõustamisele, kuidas see teekond, see valuteekond läbi käia, siis võtke ka minuga ühendust. Ja seda jälle samamoodi taurivahesaar.com, sealt saab kõik vajaliku kätte. .com saab kõik vajaliku kätte. Ja ma saan aru, et ikkagi kuna modernne inimene käid ajaga kaasas, et siis on tavaliselt sotsiaalmeediad, Instagramid, Facebookid, Tauri Vahesaar leiab ilusti kätte ja näeb, millega parasjagu tegeled. Täpselt. Super! Veel kord suur aitäh. Loodan, et tuled veel kord saatesse ja siis juba jätkame või alustame uuest kohast. Ehk siis näeb. Aga aitäh. Aitäh.